Ma olen asendusteenistust kasutanud juba tegelikult peaaegu 10 aastat, et esimest korda siis võimaldas see mul sellise 5-6 aastase järjepideva igapäevase tööl käimise järel siis minna klassi kokkutulekule. Ja viimased 3-4 aastat oleme siis jälle seda teenust vajanud. Et asendusteenistuse juures meeldib mulle kõige rohkem see, et ma ei pea kulutama eraldi aega inimese väljaõpetamisele peale. Et asendusteenistuse töötajaid koolitatakse, neil on väga hea töökogemus ja see tähendab tegelikult minu kui tootja jaoks seda, et see on õppimise koht ka minu jaoks, et ma olen oma asendusteenistuse inimestelt saanud tegelikult päris palju selliseid vihjeid ja häid nippe, kuidas teistes ettevõtetes mingid asjad käivad ja kuidas teha siis mingeid asju kiiremini ja paremini. Miks ma soovitan asendusteenistuses töötada, on see, et tegelikult see on noortele väga hea võimalus just nimelt ennast õppida ja täiendada. Et põllumajandus on väga praktiline eriala ja tegelikult sellised kogemused ja oskused tulevad alles töö käigus. Et kui on näiteks enda ettevõte, kus on alguses võib-olla vähem koormust, siis asendusteenistus on selline hea võimalus kõrvalt teenida ja teiste tootjate kogemustest õppida. Asendustalunikul on tegelikult siis tavaliselt sellised tööülesanded, et ta peaks siis suutma asendada kas siis seda ettevõtte omanikku või loomapidajat ennast või mõnda tema töötajat. Ehk siis need tööülesanded võivad olla sellised väga mitmekesised ja varieeruvad. Aga põhiliselt ikkagi on siis kas loomade lüpsmine, kui on lüpsikarjaga tegemist, loomade söötmine, noorkarja eest hoolitsemine, võib-olla ka karjaaedade tegemine, põllutöödel abistamine, et täpselt nii, nagu selle ettevõtte tegevusala ette näeb.